Tere hommikust kõigile, austatud Tartu linnapea härra Urmas Klaas, Tartu Ülikooli rektor härra Toomas Assar, austatud daamid ja härrad. Konrad Mägi sihtasutuse nimel on mul hea meel tervitada teid tänasel konverentsil, mis on pühendatud Eesti kunsti suurkuju Konrad Mägi 140. sünni aastapäevale. Et minu sõnavõtu ajal on kõigil võimalus nautida ekraanilt Konrad Mägi maale ja sõnavõtuga ei maksa ennast lasta häirida. Tänase päeva sündmused siin Tartu Ülikooli aulas, konverents ja õhtune pidulik kontsert on kummardus suurele Eesti kunstnikule. Tartu on kindlasti õige koht, kus seda ettevõtmist korraldada. On ju Konrad Mägi sündinud siin meil Lõuna-Eestis ning olulise aja elanud ja töötanud Tartus, olles ühtlasi üheks kunstiühingu Pallas asutajaks ja Pallase kunstikooli esimeseks direktoriks. Konrad Mägi kunstniku täht tõusis komeedina Eesti kunstitaevasse kohe pärast 1910. aastal toimunud kunstinäitusi Tartus ja Tallinnas ja on jäänud särama tänase päevani. Eeldatavasti oleks see sära kandunud Eesti piiridest palju kiiremini ja jõulisemalt ka kaugemale, aga siis saabusid ajad, ühtekokku 50 aastat, mil Eesti kunstimaailmas ei olnud võimalik tutvustada. Ja nüüd ka midagi isiklikku. Olen olnud Konrad Mägi kunstifenomeni kütkes nüüdseks juba ligi 60 aastat. Algas see kõik, kui olin umbes 10-aastane poiss ja külastasin koos emaga Kadrioru kunstimuuseumi. Ühel hetkel jõudsin püsiekspositsiooni vaadates Konrad Mägi tööde ette, et nähtu mõjutas mind ja raputas väga tugevasti. Sellest saadud erakordne elamus oli alguseks sellele, mis tänaseks on muutnud paljuski minu mõtlemist ja elu. Olen aegade jooksul üritanud lugeda kõike, mida on kirjutatud Konrad Mägi loomingu kohta ja erilist tähelepanu pööranud sellele, millise sõnade ja väljenditega on üritatud iseloomustada tema loomingut ja konkreetseid maale. Olen korduvalt püüdnud seda ka ise teha. Kokkuvõtlikult tuleb tõdeda, et kõik need sõnad kahvatavad selle tunde ja erilise elamuse ees, mida ma olen saanud Konrad Mägi maalidesse nii-öelda sisse minnes ja neid pikalt nautides. Seetõttu meeldib mulle väga kuulata meie hulgas olevat Itaalia kunstikriitikut Arnaldo Colasantit, kes alati toonitab ja kirjeldab seda emotsiooni ja meeleliigutust, mida ta saab Konrad Mägi maalidest. Et seda kõike sõnadesse panna, mida sa näed, on väga, väga keeruline, aga emotsioon on see, mis jääb. Arusaamine Konrad Mägi kohast maailmas hakkas minul esmakordselt tekkima peale seda, kui 2008. aastal ilmus eestikeelsena inglise kunstiteadlase Stephen Fartingu raamat 1001 maali, mida elu jooksul peab nägema. Selles raamatus on esindatud ka Konrad Mägi maal Maastik punase pilvega perioodist 1913–14. Sellest tekkis teadmine, et modernistliku maalikunsti asjatundjad olid ja on kursis Mägi loominguga vaatamata sellele, et 50 aastat ei olnud tema töid võimalik maailma kunstisaalides näha. Nüüd mitme välisnäituse põhjal võib kindlalt väita, et Konrad Mägi fenomenist ei huvitu ainult asjatundjad, vaid ka kunstipublik, kes tema loominguga varem kokku puutunud ei ole. Olen seda ise korduvalt näinud ja see teeb meele rõõmsaks. Välisnäituste mõttes, kus Konrad Mägi tööd on olnud esindatud, tegi otsa lahti esimene näitus 2015. aastal Roomas suurepärases Vittoriano muuseumikompleksis, seejärel 2017. aastal Firenzes Novecento kunstimuuseumis ja edasi juba isikunäitus 2017. aasta sügisest kuni
selle aasta jaanuarini Roomas Galleria Nazionale Art Moderna muuseumis. Käesoleval aastal olid Konrad Mägi maalid esindatud Pariisis Orsay muuseumis 3 Balti riigi näitusel Vabad hinged, sümbolism Baltimaade kunstis. Kunagi, kui olime maestro Olev Subiga Pariisis ja külastasime ka Orsay muuseumi, siis unistasime, et millal küll Konrad Mägi maalid võiks sinna saabuda ja neid võiks seal näha ja nüüd on see juhtunud. Uut teadmist ja tähelepanu on tekitanud ka Eero Epneri kirjutatud elulooline raamat Konrad Mägist, mis praeguseks on ilmunud 5 keeles: eesti, inglise, itaalia, prantsuse ja soome keeles. Raamatut on saatnud suur menu ning Eero Epner on pälvinud selle teose eest Eesti Kultuurkapitali aastapreemia ja ka Konrad Mägi sihtasutuse preemia. Ja nüüd mõni sõna siis ka Konrad Mägi sihtasutusest. Käesoleva aasta alguses õnnestus teostada ammune mõte kutsuda ellu Konrad Mägi sihtasutus. See on eraalgatuslik ettevõtmine, mille missioon on Konrad Mägi kunstifenomeni viimine maailma eesmärgiga, et tema nimi saaks püsivalt kirjutatud maailma kunstiajalukku. Kooskõlastatud Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumiga on meie tegevusel olemas ka riigi tugi. Tänaseks on valminud ka sihtasutuse koduleht, mida on kõigil võimalik vaadata aadressil konradmagi.ee. Aga töö selle kodulehega loomulikult jätkub, et see on väga värskelt alles välja tulnud. Ja ka persoonidest. Et Konrad Mägi sihtasutuse asutajateks on 3 meest: Enn Illemets, Eero Epner ja siinkõneleja, ja nõukogus on 3 liiget: Sirje Helme, Eesti Kunstimuuseumi direktriss, Maria-Kristiina Soomre Kultuuriministeeriumist ja mina. Ja juhataja, sihtasutuse juhataja on Eero Epner. Sihtasutuse tööd kavandades oleme järginud Soome eeskuju, kes on paljude aastate jooksul väga edukalt riikliku kultuuripoliitika osana suutnud tutvustada oma kultuuri suurkujusid maailmas. Ja näitena võiks tuua kunstnik Akseli Kallen Kallela ja helilooja San Sibeliuse. Selle tegevuse tulemusena võib näiteks Kallen Kallena töid näha väga olulistes muuseumites maailmas ja tema nime tuntakse. Loodame, et ka Konrad Mägiga läheb ükskord nii. Sihtasutusel on kindel plaan hoogustada tegevust Konrad Mägi fenomeni jätkuvaks tutvustamiseks Eestis ja maailmas. Kavas on korraldada Konrad Mägi elu ja loominguga seotud uurimistöid, otsida võimalusi uute näituse kohtade leidmiseks, eelkõige väljaspool Eestit, ja teha koostööd välisriikide kunstiala professionaalidega. Tõsta avalikkuse teadlikkust Konrad Mägi loomingu kohta, koostada, avaldada ja tellida kirjutusi, katalooge ja raamatuid, pöörates sealjuures erilist tähelepanu koolilaste sellealasele harimisele. Pean seda isiklikult väga oluliseks, sest nagu ma enne ütlesin ka, et minu kokkupuude algas juba väga varases nooruses Konrad Mägiga ja kui saad noorusest pisiku, siis on lootus, et see saadab sind terve elu. Ja see pisik kindlalt ei tapa. On plaan veel anda välja Konrad Mägi nimelisi stipendiumi ja kirjutiste puhul tahaks veel seda rõhutada, et eelkõige on väga tähtis, et need kirjutised oleks võõrkeeltes. Et meil kunstist ja kunstist tervikuna ja kuldakunstist on väga vähe mõned üksikud kirjutised võõrkeeltes, et kõik, keda see teema puudutab, et olgem püüdlikud ja aidakem siis Eesti kunstil maailma minna.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et Konrad Mägi suurem tuntus Eestis ja maailmas võimaldaks tema kiilu ees tutvustada senisest enam ka teisi meie kulda ja kunsti olulisi kunstnikke. On hea meel tõdeda, et käesoleval aastal, mil tähistame Eesti 100. sünnipäeva ja täna tähistame Konrad Mägi 140. sünni aastapäeva, on Eestis toimunud ja toimumas mitmeid Mägi kunsti tutvustavad näitusi. Et lühidalt öeldes, et nii palju Konrad Mägi maale korraga üleval, ma ei tea, millal viimati Eestis oli. Et nimetada võiksin nende sellel aastal toimunud näitustest siis Tallinna Raekojas toimunud näitust Rõõm linna südames, Tartu kunstimuuseumis toimunud näitust Traditsiooni sünd, praegu Kumus toimuvat Konrad Mägi isikunäitust ja Balti sümbolistide näitust Vabad hinged, et mõlemad need näitused siis Eesti kunstimuuseumis Kumus on siis praegult üleval ja neid on võimalik näha ja üsna pikalt. Ja tahaks tänada, tahaks väga tänada tartlasi, tänada Tartu linnapead, Tartu linnavalitsust ja ülikooli suure abi ja sellise konstruktiivse koostöö eest selle tänase Konrad Mägi päeva korraldamisel, et suurim kiitus teile. Ja korraldusliku poole pealt edastaks sellise info, et tänase konverentsi lõppedes siis umbes kell 14.45 on kõigil teil võimalus külastada Konrad Mägi hauda. Selleks ootavad ülikooli ees tellitud bussid, mis viivad Vana-Peetri kalmistule ja pärast ka kesklinna tagasi toovad. Et olge hea, et kui vähegi võimalik, kasutage seda võimalust, teades, et linnavalitsus on ka hoolitsenud hauaplatsi korrasoleku eest, ja tore oleks seal siis ühiselt austada Konrad Mägi. Ja veel, et kõik konverentsist osavõtjad on väga oodatud täna õhtul kell 7 siia samasse ülikooli aulasse algavale pidulikule kontserdile. Et esinevad väga väärikad solistid ja tõotab tulla väga tore kontsert. Et omalt poolt väga tänan ja soovin põnevat konverentsi päeva kõigile. Aitäh! Aitäh ja sõna on Tartu linnapeal härra Urmas Klaasil. Palun!